Tere õhtupoolikut, head siin auditooriumis viibijad ja kõik need, kes siis kuulavad või osalevad konverentsil kuskil kaugel ja digilahenduste vahendusel. Jah, ma täna tahaks tutvustada tegelikult siis 2 lõputöö tulemusi, kus hinnati, kuidas toimub verevõtt meie siis verevõtjate poolt ja kas täidetakse kõiki verevõtu nõudeid. Selleks, et raviarst saaks teha otsuse ja väidetavalt tugineb ta 75% juhtudest mingitel uuringute tulemustele. Kui nüüd vaadata neid uuringuid, mida siis lastakse teha, siis väga suur osa on tegelikult erinevatel laboratoorsetel uuringutel ja nendest omakorda väga suure osa moodustavad just nimelt verepõhised uuringud ja kui siis laborisse tuleb veri, siis me tegelikult soovime, tahame, et see oleks veeniveri ja enamus analüüse tehaksegi siis veeniverest. Ja selle tõttu, et analüüsi tulemus peaks peegeldama meile patsiendi seisundit, peaks võimaldama raviarstil teha otsuseid, kuidas patsiendiga edasi minna, mis tal viga on oluline, et laborisse jõudnud proovimaterjal, antud juhul siis veeniveri, oleks igati kvaliteetne. Kahjuks olen ise seda kogenud ja julgen väita, et enamus meie headest kolleegidest, kes kas tellivad analüüse või määravad oma patsientidele analüüse, on täheldanud, et mitte alati ei vasta see tulemus, mis laborist tuleb, nende ootustele, ei peegelda patsienti tegelikku seisu. Ja tekib küsimus, miks see nii on? Ja võib arvata, et selles analüüsi tegemise protsessis on toimunud mingi eksimus, mingi viga. Kui me nüüd kogu selle analüüsiga seonduva protsessi jagame etappidesse, siis keskne etapp on loomulikult analüütiline etapp. Aga on teada, et me kasutame kaasaegset metoodikat erinevate analüüside tegemisel. Meil on väga head analüüsaatorid, me verifitseerime oma metoodikaid, nii et me suudame laboris analüüse tehes, reaalselt tööd tehes, määrates seda analüüsi, tagada päris kõrge kvaliteediga tulemuse. Postanalüütiline etapp sisaldab endas siis tulemuste vormistamist, tulemustele hinnangu andmist ja kliinilise otsuse tegemist. Sellest ja nende seal etapis tehtavatest vigadest ehk räägime kunagi teinekord. Täna keskendun sellele preanalüütilisele etapile, mis siis eelneb reaalsele analüüsi tegemisele ja mis hõlmab endas erinevaid patsiendiga seonduvaid tegevusi, patsiendi ettevalmistusanalüüsiks, proovi reaalne võtmine või proovimaterjali võtmine, aga ka selle proovimaterjali säilitamine analüüsi eelselt ja transport. No väga olulised aspektid, et analüüs õnnestuks, et tulemus kajastaks tegelikku, on siis just nimelt, kuidas on patsient prooviks ette valmistatud ja kuidas see proovimaterjal on võetud. Meie kõigi eesmärk ju tegelikult, kes me patsientidega tegeleme, kas siis raviosakonnas või laboris analüüse tehes, me tahame saada ju patsiendi jaoks kõige paremat tulemit. Aga kui me teeme selles samas preanalüütilises etapis mingeid vigu, verevõtus vigu, siis me kvaliteetset proovimaterjali ei saa ja ei saa ka tagada päris tõest kvaliteetset analüüsi tulemust. Nüüd otseselt verevõtus tehtavad vead võivad ohustada nii verevõtjat ennast, põhjustades näiteks torkevigastusi ja selle kaudu siis nakkusohtu, aga patsiendile oht võib siis kulmineeruda vale kliinilise otsusena ja sealt edasi juba vale raviotsusena, mis tegelikult võib lõppeda väga traagiliselt.
Kust me teame, kuidas peab korralikult verd võtma? Selleks on olemas erinevad standardid, ka ISO standard ja soovitused. Need on rahvusvaheliselt kokku lepitud tegevused, nõuded, soovitused, kuidas tuleb verevõtuprotseduur läbi viia. Viimane alusdokument pärineb 2018. aastast. Me kasutame verevõtuks, veeniverevõtuks vaakumsüsteeme, suletud metoodikat ja neid vaakumkatsuteid või neid süsteeme toodavad välja erinevad firmad ja kõik nad tegelikult väljastavad ka oma töövahendite juurde juhised, kuidas nende töövahendeid kasutada, millele tähelepanu pöörata. Ja nüüd nende alusdokumentide ja juhiste baasil siis kõik tervishoiuasutused peavad välja töötama enda juhendi, kuidas nende juures veeniverevõtuprotseduur läbi viiakse. Juhendid peavad olema siis verevõtjatele kättesaadavad, nad peavad olema nendega tutvunud ja väga oluline on, nagu ka siit hiljem välja tuleb, et vaatamata võib-olla suurele tööstaažile ja suurele kogemusele verevõtjana on regulaarne koolitamine ja väga oluline, et tagada, et siis proovivõtt õnnestuks alati kõigil patsientidel. Me oleme teinud siin koolis 2 lõputööd, hindamaks siis 2 erinevas tervishoiuasutuses, kuidas viiakse verevõtuprotseduure läbi ja milline on ka siis verevõtjate teadlikkus erinevatest verevõtuga seonduvatest nõuetest. Tulemused olid minu jaoks üllatavad ja kohati ka hirmutavad. Selline kaasaegne vaakumsüsteemidel verevõtt toimub Eestis või on Eestis kasutusel juba eelmise sajandi 90. aastatest. Tegemist ei ole uue metoodikaga, aga eksimusi esineb päris palju, et see ei ole tänasel päeval tegelikult aktsepteeritav. Nende auditite läbiviimisel me tõdesime, et väga palju on muidugi selliseid toredaid verevõtjaid, kes alati kõigi patsientide puhul verd võttes täidavad kõiki vajalikke nõudeid ja ka nende teadmised nendest nõuetest on väga head. Esines ka selliseid verevõtukordi, kus siis ühe või teise nõude vastu eksiti, aga eksitegi siis üksikutel juhtudel. Aga kahjuks oli ka päris palju neid, kes tegelikult siis ei täitnud nõudeid ja ei täitnud nõudeid ühelgi vaadeldud verevõtu korral. Auditeeriti ligemale 40 verevõtjat ja kokku kuskil 110 erinevat verevõtuprotseduuri. Ja kui nüüd alustada sellisest verevõtuprotseduuri algusest, et siin need nõuetele mittevastavused ei ole pingerea alusel ette toodud, vaid just nimelt selle protseduuri algusest nagu lähtuvalt siia kirja pandud. Et loomulikult, kui patsient tuleb verd andma, siis tuleb ta identifitseerida, et olla kindel, et võetakse veri just sellelt patsiendilt, kellele on antud analüüsid määratud ja vajalikud. Ja mitte alati siis verevõtja ei kontrollinud patsiendi isikuandmeid, ei võrrelnud neid siis saatekirjal või tellimusel olevate andmetega. Ja see on üks väga ränk eksimus. Järgmisena on väga oluline kontrollida, kuidas patsient on analüüsiks ette valmistatud. Et on teada, et on selliseid rangemaid ettevalmistusnõudeid vaja täita teatud analüüside puhul ja mõne analüüsi puhul võib see ettevalmistus olla pisut leebem. Näiteks, kui inimesel on vaja määrata
glükoositaset veres, siis on oluline, et ta tuleks ja annaks vere söömata olekus. Ehk verevõtja antud juhul peaks kontrollima, kas inimene on söömata või kui ta sõi, siis millal ta sõi, et kui pikk on see söömise ja verevõtu vahe, et kas see on aktsepteeritav ja kas täna praegu siin on mõistlik proov võtta. Ja seda siis ka alati ei tehtud. Mis puudutab nüüd A ja antiseptika tagamist, siis siin eksiti siis verevõtjate poolt piisavas käte pesemises 2 protseduuri vahel. Eksiti ka ühekordsete kinnaste kasutamises, kas neid ei kasutatud üldse või siis ei vahetatud neid iga patsiendi järgselt. Ja kui funktsioonikoht on desinfitseeritud, siis tegelikult ei tohi seda enam verevõtja katsuda, aga see oli siis aspekt, kus korduvalt eksiti. Škuti kasutamine, et selleks, et veen paremini esile tuua, et teda oleks kergem punkteerida, saame me ja võime me siis kasutada veeni kokkusurumiseks škutti. Škutt tohib peal olla teatud aeg, škutti tohib tänu sellele siis, kuidas öelda, sulgeda või kinni tõmmata hetke enne punktsiooni teostamist ja tuleb ka õigel ajal vabastada. Ka siin esines siis eksimusi. Kui patsiendil on sama verevõtu protseduuri käigus vaja võtta verd erinevate analüüside jaoks, siis me kasutame ju erinevaid katsuteid. Ja kui on vaja veri võtta siis erinevatesse katsutitesse, on hästi oluline, et katsutit täidetakse õiges järjekorras. See järjekorra täitmise, tähendab katsutite õiges järjekorras täitmine oli üks sagedamini eksimuste allikas või koht. Ja kui hiljem või ma peatun sellel, kuidas oli siis töötajate teadlikkus nõuetest, siis ka see oli üks koht, kus tegelikult töötajad ei olnud päris kindlad, millises järjekorras nad peavad katsuteid täitma. Ja selleks, et siis veri oleks kvaliteetne, et katsutis ei tekiks hüüvet, on väga oluline, et vaakumkatsutis olev antikogulant ja sinna lisandunud veri saaks kiiresti peale katsuti täitumist ka omavahel segatud, siis ka siin esines eksimusi. Hea meel on tõdeda, et alati verevõtja kontrollis tellimuse olemasolu. See on ka enesest mõistetav, sest et kui ma ei tea, mul pole saatekirjas, ma ei tea ju, milleks verd võtta või millisesse katsutisse verd võtta ja kui palju teda võtta. Nii et seda siis korrektselt tehti. Katsutit ka markeeriti korrektselt, et siin eksimusi ei esinenud nende auditeeritud verevõtu protseduuride ajal. Ja kõik meie verevõtjad kasutasid väga edukalt siis turvasüsteemiga nõelu või nõelahoidjaid ja oskasid neid ka korrektselt ja õieti käsitleda. Ja üks sage probleem on see, et patsiendid on pisut ärevil sellest verevõtu protseduurist ja nad ei avalda oma funktsiooni kohale piisavalt survet ja neil tihtilugu tekib hematoom siia küünarliigese piirkonda. Aga nüüd antud verevõtu protseduuride ajal küll siis kõik verevõtjad oskasid kenasti patsiendile vähemalt selgitada, kuidas ta peab siis survet funktsiooni kohale avaldama, mida ta tohib selle käega lähemate tundide jooksul teha. Nii et seda tehti kenasti, aga kas seda ka alati nii tehakse, seda muidugi ei oska hinnata või ma kardan, et alati ei tehta nii. Nii et peale sellise vaatluse siis ka küsitleti meie verevõtjaid ja hinnati, kuidas siis nende teadmised on erinevatest verevõtu nõuetest ja kus võivad peituda siis verevõtu protseduuris vead, et kuidas neid vigu peaks vältima. Ja mida noorem oli verevõtja,
mida väiksem oli tegelikult tema verevõtustaaž ehk mida alles oli ta siis kõrgkooli lõpetanud, seda paremad olid tema teadmised. Nii et me siit koolist suudame kaasa anda õiged teadmised, õiged võtted verevõtuks. Ja need, kes on seda verevõtuprotseduuri teinud aastaid, aastakümneid, on saanud oma koolituse kasutades siis avatud verevõtusüsteeme ja nende ümberõpetamine või nende ümberharjumine on äärmiselt keeruline. Aga seda enam tuleb siis rõhuda ka nende koolitamisele, et nad ühel hetkel ikkagi hakkaksid kõiki nõudeid täitma. Verevõtt võib olla lihtsamast lihtsam protseduur, aga kuna sellesse on tegelikult programmeeritud juba sellised vigade tegemise võimalused, siis võib ta osutuda ka äärmiselt keeruliseks protseduuriks. Ja kui 2 tervishoiuasutuses, kus meie kooli lõputööde raames viisime läbi auditi, esinesid vead, siis ma võin ja julgen üldistada, et need esinevad ka teistes asutustes, kus siis verevõttu läbi viiakse. Mõistlik selleks, et me patsiendi ilmaasjata ei peaks korduvalt punkteerima, traumeerima, et me ei teeks asjatult tööd, on oluline, et me kohe esimese korraga suudaksime saada võimalikult kvaliteetse materjali. Viige oma asutustes läbi verevõtu audit, tehke seda regulaarselt ja koolitage oma verevõtjaid. Aitäh! Jaa. Suur aitäh teile ja ma pean tunnistama, et eelviimane ettekanne võiks ju arvata, et olen väsinud. Ent sellel hetkel, kui te rääkisite ja tõite välja selle avastuse, et äsja kooli lõpetanute seas oli vigade esinemine väiksem kui kogemustega ja pika staažiga töötajaskonna seas uuringu tulemuste vastu, siis ma kuulasin seda hinge kinni hoides, et kumba vastuse te ütlete. Sest on mingid paradoksid meie peas ja mingisugused uskumused. Ja mulle tundub, et just nüüd, kui me nagu täiskasvanu õpet ja ka täiskasvanuna ametivahetust ning täiendõpet niivõrd palju väärtustame, kui võib, et võrreldes 10 või 20 aasta taguse ajaga, tundub just see fakt niivõrd inspireeriv olevat, et julgustada välja ütlema, et õpi ja sa tead, kuidas on õige ja sa teed vähem vigu ja me suudame rohkem selle terves kehas terve teadmine statuudi eest ka seista, aidates ise terviseteadlikkust ning tervise toetamist. Ja, siin on õigus, et tõepoolest, et see on selline täiskasvanuna või juba staažikana töötajana sa pead ikkagi järjest õppima ja olema uuega kursis. Aga vaat siin tekib see, et me ju tegelikult olen 20 aastat teinud, no mida nüüd? Ja võetaksegi siuke, kuidas öelda, klapid ja ei kuulata, osaletakse, aga ei kuulata ja ei võeta kasutusele seda, mida siis on nagu räägitud. Et puhast lehte õpetada on ju lihtsam. Ja meilt siit koolist ju enamus on siiski puhas leht. Nii et nad on alles, saavadki oma esimesed teadmised siit ja esimesed kogemused verevõtu osas ka siit koolist. Kas siit võib kosta, et tööandja vaates on kiire rotatsioon midagi, millega vähendada vigu? Jaa, võib olla nii. Ja teine küsimus, kus kindlasti ma kuulsin patsiendi teadlikkust, on see, et ega ise ka alati kõige puhtam poiss ei ole, kui lähed seda proovi andma, et kas kõik need parameetrid, mis on ette loetud, on ikka täidetud. Et mingil hetkel on see ju koostöö, et sellest verest oleks võimalik analüüsi teha ja arsti poolt määratud markereid leida või kontrollida, ehk et saada välistada. Ja,
et tegelikult verevõtja ju kontrollib, et kas patsient on täitnud neid nõudeid, aga tegelikult neid nõudeid tutvustama peab ju patsiendile või ütlema, mida ta ei tohi teha verevõtu eelselt, peab ütlema see, kes määrab, kes saadab ta. Et verevõtja on juba see, kes ainult saab seal siis kontrollida asja. Aga kurb on see, et kui õed-arstid ei ole öelnud patsiendile ja patsient jõuab siis sinna verevõtjani, verevõtub, te tulete glükoosi määrama ja olete söönud, et me ei saa täna seda teha, siis tegelikult pahameel ju langeb verevõtjale ja see on väga kurb. Ning ilmselgelt ka see moment, et kuidas siis täiskasvanu lahendab selle olukorra ja me ju kuuleme seda, mis me tahame siis uskuda, mis tegelikult võib juhtuda, et selle vereproovi võtmisega siiski tehakse. Hästi õpetlik, mõtlema panev ja seisukohtade tihe. Aitäh teile selle ettekande eest. Ja siin teile väike kinnitus meie poolt.